surve alla, et kindlasti on neile räägitud ka see, et liiga ära ei saa vajuda, et Levadial seda kvaliteeti, seda väravat lüüa on nagu erinevaid, et nii senderduste peal. Läheb Maarin Järvelt kaasa. Begašvili, nüüd on võimalik palli ka trahvikasti anda, seal on vähe mängijaid, otsustab ise peale lüüa ja paar-kolm meetrit. Erinevad relvad, et jah. Nii, ja nüüd saab Volkov ääre pealt jooksma, Podoljužin oli kaugel, Pajenko on ka kaugel ja Volkov terava nurga alt ja Valnerilt jalatõrje. Seda palli ei näe. Vašjuk vaatame, ilmselt antakse jälle sinna keset ja võimalus Pajenkol ja tundub, et ei saanud korralikult pallile. Neljakesi kolme vastu Levadia vastu rünnakul. Liivakul palju roomi, Reintam läheb talle nüüd lõpuks vastu, võtab veel parema poole terava nurga alt, Leppmetsa tõrje. Üritas seal Begašvili veel läbi libiseda kahest kaitsest. Ilitš ja võtab kauglöögi ette ja korralikult. Ja Leppmetsa kätest auti, nii et kus Jürgenson, Trevor Elchi täna pingi peal, Jürgenson ei ole koosseisus. On päris huvitav see Peetsoni valik Järvel, kui Maarinilt super. Senderdus teisel poole Volkov ja võimalus ja Tamm ei saa tühja väravasse. Nüüd on Peetson tagasi, viskub pallile ette, aga Volkov tuleb tast mööda. Rahulikult teisest lainet Subotini, lisapuude tuli ja Valner, kes on teiselt poolt. Ja nüüd Senderdus ja Kristevski on täiesti vaba ja tõstab Vetapost ja Begašvili. Ja kuidas see pall sinna Leppmetsa sülle maandus. Aga keskel see plokk on ees. Ja sealt lihtsalt ei saa. Vašjuk nüüd ühe sõuduga kiiresti Begašvilile mängib ja vasaku pealt ja milline löök! Suurepärane löök ja hooaja 5. värav ja kui seni on 4 tükki penaltist tulnud, siis Sakarja Begašvili 67. minutile 1-0 Levadia saab ette. Ja see on täpselt see, millest jutt oli, et piisab sellisest mõnest olukorrast ja Begašvili näitab oma meistri. Vašjuk liigub keskele ja sinna läheb ka sööt ilusti talle jalga, nüüd on võimalus. Vašjuk sätib vasaku peale ja selle toob Leppmets ära. Ja samal ajal on siin Levadial tekkimas Surahovski ja ei jää muud üle Leppmetsal, kui palli lihtsalt väravast kaugel. Amir Rato palli taga. Tõstab sinna taha ja Valner läheb välja natukene valesti välja ja pall kukub Levadia õnneks. Kas jääb see tema viimaseks keskele ja hästi ja pall oli Avilovil, kas saadakse väravasse ka? Valner viskub veel ja kuhu see pall lõpuks jõudis. Ja nüüd on ikkagi Frank Liivak ja saab üksi minna. Avilov on kaugel ja Liivak ja Leppmetsa tõrje ja palli enda kätte ei saa, üritab Leppmets veel. Jätkab veel tööd ja nüüd söödu eksimus Avilovilt. Ja sellega on kõik. Jaanovitsi vile ja Levadia jätkab täiseduga 12 punkti 4 mänguga. Paide on 10 peal.